Pärnu spordihallis lõppes Alexela meistriliiga kohtumine, kus Pärnu võttis Tüko Rapla üle võidu 74-47. Meil on kaamera ees Toomas Raadik, kes viskas täna 26 punkti. Sinu esimene säravaim mäng selle hooajal, kuidas sa ennast tunned? Eks selline mäng annab muidugi väga hea emotsiooni. Põhimõtteliselt ma arvan, et asi läks juba käima, kui me nüüd viimati käisime Ventspils, et teine poole mängisime nagu väga hästi, et sealt saime hoo üles ja nüüd täna suutsime täpselt samamoodi agressiivselt oma mängu peale surreda vastastele. Esimene veerandaeg juba 21-12 võitsime ja ütleme siis kolmandal veerandajal oli enam-vähem mäng otsustatud, me võitsime veerandaja 29. Te olite kaitses täna kuidagi eriti agressiivsed, mis arvad, kuidas mehe kaitse täna pidas, et ei proovinud kordagi maala? Ja me ikka proovisime korra maala, aga mehe kaitse pidas täna väga hästi, et nagu ma ütlesin, et Ventspils, et me olime hästi agressiivsed täna ja ühtse kaitses nagu rääkisime omavahel hästi palju. Ta oli muidugi tehtud ka scouting, et me teadsime, mis liikumise vastased teha võivad. Ja nagu näha, kõik tuli täna meil hästi välja ja nemad seest pidid raskeid viskeid tegema hakkama, kuna meil olime hästi agressiivsed. Mõned täna täitsa puudusid. Esimesel veerandajal korra tundus, et mingi mõõn tuleb sisse, aga õnneks ei tulnud, et kuidas sa kommenteerid vahetusmängijate sekkumist mängu? Ja ma arvan, et kõik olid väga tublid, et kõik tahtsid täna pingutada, andsid endast kõik ja super, mis siin ikka öelda. Mis korrektuurid olete teinud, et see kaitse täna nii hästi pidas, et kas võidujänu oli nii suur? Ja eks muidugi võidujänu oli suur, sest praegu on nagu suhteliselt raske periood oli ka selja taga, et järjest olid Balti liiga mängud, mängisime Tarvaga, et kuidagi ei saanud ennast käima. Tulid päris suured kaotused, fännid olid nagu väga petnud, et täna lihtsalt pidi täiega panema, sest muidu oleks võib-olla asi täitsa koost ära lagunenud. Kiire küsimus veel, kuidas baasajal on võrkas kokku Taaviga? No baasaja seisukorda ma täpselt ei tea, et nad võrkasid pead pidi kokku. Ma ei tea, kas tal oli seal mingi lahtinaav, aga Tafil on siit silma alt päris sinine juba. Tsiteerides suuri klassikuid, siis kas ootasite täna tugevamat vastupanu? No eks muidugi arvasin, et päris nii lihtsalt see asi ei tule, aga võib-olla nemad tulid mütsiga lööma, nähes, et meil on selline suht halb seire selja taga. Me üritasime endast parima anda ja tuli seekord täna väga hästi välja. Aitäh, Toomas Raadik, ja siis on järgmine mäng juba viimane Balti liiga mäng ja siis on kodus meil külas Valga Max ja Moritz 19. veebruaril. Aitäh!